Tere hommikust! Meil on kell 6:46 hommikul ja mina hakkan kartuleid keetma. Täna on esmaspäev, tegelikult peaks tööpäev olema. Peremees küll ei ole veel midagi vastupidist väitnud, aga ma kahtlustan, et täna ei ole tööd, sest et vihma sajab õues. Nii et siis ei ole meil siin väga midagi teha. Mõtlesin, et kuna meil nädalavahetusel siin seiklesime natukene ringi, siis me tegime küll lõunasöögi eile valmis, aga siis on vaja õhtusööke natuke juurde teha, nii et mõtlesin, et mis ma siin ikka niisama siis keedame kartulit ja siis saab makaronid ära keesta. Siim magab veel, sest et viimasel ajal kuidagi kehvasti on unega. Ei saa öösiti üldse magada, nii et samas on väga tore, et vihma sajab ja ei pea tööle minema. Ja okei, peremees ei ole veel öelnud, et tööle ei pea minema, aga ma arvan, et isegi kui peab, siis kindlasti mitte tavalisel kellaajal, sest väljas on natuke liiga märg, et midagi praegu pilve peal teha. Nii et loodame, et saab Siim veel pikemalt magada. Täitsa udune on isegi kõik. Lõpuks enam ei saja vihma ja siis nüüd Siim paneb ajama seal väikse pagiga ja mina lähen oma telehändleri juurde, mis iganes selle asja nimi eesti keeles ei olnud, teleskooplaadur või mis ta oli. Ja ei peagi enam üksi kive korjama, nii tore. Kuigi ta läheb kaugemale teise põllu peale. No mitte nagu väga palju kaugemale, aga ikkagi me ei ole sama põllu peal. Aga vähemalt ma tean, et kuskil lähedal on veel oma inimene ja ei ole täitsa üksinda siin ühesõnaga siin üksinda kaugel. Vaatasime eile, ei ole muidu nagu enda tehtud videosid vaadanud niimoodi. Eile vaatasin ja ma läksin nii närvi selle peale, et igal pool, ma ütlen, ühesõnaga või siis igal juhul. Nii huvitav on iseennast kuulata, nagu sa oled enda parasiitsõnu täiega kuulda. Ja nii, et lähme siis kive korjama nüüd. Täiega külm on ka täna. Kõvasti külmem kui kõik teised päevad, mis nüüd siin ka sellised jahedad on olnud, sest et hommikul näitas miinust ei näitanud, aga ütles, et see telefon ütles, et tundub nagu 2 kraadi ainult oleks õues. Ja mida rohkem kõrgemale päike tuleb, ilmselt seda soojemaks ta siin järjest läheb, aga 13 kraadi lubas maksimum sooja end. Mul on siin jope ajal pikavarrukaga bluus, siis on kampsun ja siis on see jope ka peal. Ja Siimul oli pikavarrukaga bluus, kampsun, siis üks karvane soe jakk, see punase ruuduline, kes on näinud, ja siis ka siuke kilekas jope peal veel tuuletakistuseks ka. Nii et ja tema läks pagiga kive korjama, seal ei ole ju kabiini, selles mõttes kõik on avatud, nii et ma veel hommikul ütlesin talle, et kuule, te olete kindel, et sul on vaja nagu nii paksu kihti seda peale panna või jumala hästi, et panist, või oleks lihtsalt külmetanud seal väljas, hästi ulme. Ja loodetavasti ja varsti läheb ikkagi soojemaks. Nii et olks, ma lähen toimetan edasi siis. Ma ütleks, et ühed kõige frustreerivamad hetked üldse selle kivi korjamise juures on olnudki need hetked, kus ma näiteks siin praegu üritan selle asjandusega siis kivi haarata. Ükskord võtan, teen lahti, et ta sinna sisse kukuks, kukub välja uuesti, siis teen seda uuesti ja ühesõnaga lõpuks ma lähen närvi, et ma lõpuks lähen ikkagi teen selle asja kõik käsitsi ära, kuigi need kivid olid üsna suured ja ma mõtlesingi, et ma ei taha nagu üle pingutada, et lähen tõstan masinaga, aga näed, sa ikka lõpuks pidin ise ära tegema. Ja näiteks, mis selle kivi korjamise juures veel kõige rohkem nagu ei ole
ole isegi nagu, see ei häiri, aga nagu, või nagu, mis selle nagu keeruliseks võib-olla teeb, on see, et mitte keegi sulle ei oska konkreetselt öelda, et see on see kivi, mida sa võtma pead. Noh, peremees seletas ära, nagu umbkaudselt saad aru, milline see kivi olema peab, mille sa pead üles korjama, aga näiteks siin on kivi, on ju. Noh, see justkui on ju suur kivi, eks ju. Aga samas, kas see on väärt seda, et ma sõidan, ma olen siin samas praegu, selles mõttes ma selle ilmselt võtan ikkagi üles ära siit, aga et kas see on nagu väärt, näiteks kui see sama kivi on umbes, noh, ütleme äkki seal, on ju. Noh, too kivi, kas see on suur, ta on justkui nagu suur kivi, aga kas ta on piisavalt suur kivi, et sinna sõita ja see kivi sealt ära võtta? Või siis näiteks seal on ju mingisugused kivid. Kas nad on piisavalt suured kivid, et sinna sõita ja need üles korjata? Ja nagu näiteks seal tagapool on ju, nad on vist suurem tolle, peaks kindlasti võtma. No siin on mingid kivid, on ju, need seal on ilmselt piisavalt väiksed, et võib jätta. Aga näiteks too seal, too justkui tundub ka, et nagu pigem nagu on suur, aga samas tundub, et ei ole vist kõige suurem, on ju. Ja praegu suumides ma näiteks näen, muidu niisama silmaga vaatad, siis näiteks sealpool on ju ka kivid justkui nagu on suured, aga nagu samas, nood vist see parempoolne ilmselt on see, mida võiks korjata, see siin. Aga see jällegi tundub nii maaligi olevat, et seda vist ei peaks võtma. Ja nagu lihtsalt nii palju nagu teadmatust siis, on ju, et nagu vastutus on suur, sest et sa kui jätad liiga suure kivi maha, siis on jälle jama, siis peab uuesti siia tagasi tulema selle telehanderiga, et see uuesti üles korjata. Ja see on lihtsalt nii häiriv, sest lihtsalt ei tea nagu 100% kindlalt, kas sa teed seda tööd õigesti või ei tee. Ja mina, kes ma oskan kõike väga hästi üle mõelda, ja siis on nagu eriti hästi seda tööd teha, sest et siis mõtledki kõik üle ja ma tahan alati teha tööd suurepäraselt 200% õigesti ja siis, ühesõnaga, see siin teeb selle töö keeruliseks. Võib-olla kui ei mõtleks ja abistaks nii palju, siis oleks jumala suva, teeksid lihtsalt siuh-sjauh ja tehtud, on ju. Aga ma ei tea, see on lihtsalt häiriv. Huvitav, kuidas Siimul ka läheb, sest et Siim teeb nüüd seda kivide korjamist esimest korda täna üldse, tema teeb üldse pakiga. Nii et jah, huvitav, kuidas tal läheb. No ja siis lisaks nendele kividele, mis ma siin nüüd kõik näitasin, on ja siis on ka see, et veel mis sellist nagu nõmedust või ebameeldivat, kas mul on nägu tolmune, vist on jah. Vist nagu seda ebameeldivaks nagu teeb ongi see, et sa pead nagu sõitma üle lihtsalt risti-rästi üle põllu hästi palju, mis on häiriv, sest et ei taha üle vilja lihtsalt niisama sõita, on ju. Ma saan aru, et töö vajab tegemist ja nagu nad tahavad, et see töö oleks tehtud ka ja nad kõigest saavad aru, et sa peadki üle sõitma üle nagu risti-rästi üle põllu, aga lihtsalt mind ennast häirib see nii, sest et see nagu tundub ebakorrektne viis selle tegemiseks. Aga mis sa teed? Käes on järgmine nädalavahetus. Olin siin vahepeal natuke haige, aga täna tunnen juba päris hästi ennast. Ja ma ütlesin näitan, kuidas meil vahepeal nädalavahetused mööduvad siis, kui näiteks pererahvast kodus ei ole. Praegu siin läheb kanadele sööki. Võtab näitan kanu siis alguses. Sest inimesed pole mitte kunagi päris kanu näinud. No ma näitan, mis siin ripub. Siin oli pesukuivas pernaisel. Aga jah, seda kanade söötmist me teeme ikkagi tihedamini kui nädalavahetusti. Siin on igast head ja paremat manti. Nii. Munakoored ja kõik sugu mant. Jaa, aga nad ei söö neid. Munakoori või? No aga mandariinikoori peaksin palju rohkem olema, kui siin praegu on. Nad lõpuks ikka ära söövad. Jaa, siin on ka jah. No võt, me panime muidu mandariinikoored ka neile sinna, aga... Sitti näpu vilge. Vaata, siin oli põhjaküll. Sai maha selle korraks. Seal on, neil on siuksed, näitan, musta värvi kanakesed ka. Panevad jooksu. Seal on neil
kohe räägin teile, mis lugu nendega on. Nendega on selline lugu, et pererahva tütrele kingiti sünnipäevaks tibud, eksed siis kanaditukesed. Ja kas sa mäletad, mitu tükki neid kingiti või? 5-6 tükki. Oli hea äkki jah, mingi 5 või 6 tükki. Ja siuksed nagu eritõugu siis tibud. Ja 2 tükki on alles ainult. Sest et 2 tükki selgus olid need kuked, kes kiresid ja neil ei sobinud see, et kuked on ja kirevad ja siis nad lihtsalt tegid nendega, mis tegema peab, et kuked enam ei kireks. Ja siis jah, üks suri lihtsalt ära ja teisele kukkus mitte kuu, vaid puu kukkus pähe. Ja siis kuu kukkus pähe ja siis saidki kanakesed otsa. Aga räägime lähemalt sellest, kui pererahvast kodus ei ole, siis nad tihtipeale küsivad, et kas me oleksime nii armsad ja laseksime kutsud jalutama. Et kas me saaksime kutsudega jalutada. Ja sa ikka kanalauks kinni. Sa võid minna igaks üks üle kontrollida. Ja minu arust on kinni. Ma näen küll, et see kett on seal peal. Aga meil ei ole üldse ju probleemi kutsudega jalutada, sest et me armastame loomi. Ja kuule, come on, kutsud. Mis? Ruby, come on. Tuleb kiirus. Hüppab üle aia kohe, ei hüppa. Nad on täiega nunnu pallid tegelikult. Ruby on siis pruuni värvi kutsu. Ma ei tea, kas ta... Pruuni värvi kutsu on Ruby. Ja siis on Brooki. Ja siis... Brook on vist tegelikult mitte Brooki. Me kutsume teda Brookiks. Ja siis on Wilfred. Ja Brook ja Wilfred on siis vana abielupaar sisuliselt. Brook on vist 11 ja Wilfred on äkki 9 või 10. Midagi sellist, jah. Issand, ma vaatasin praegu, et hobune on aiast väljas, aga ta ei ole. Jah. Ja siis Ruby on, issand, ma ei teagi, 2, 2,5, 3. 2 vist pigem, 2 natuke peale. Midagi sellist, on üsna noor. Jah, sellised seltsilised siis. Ja Brook ja Wilfred on siis vanad lambakoerad. Ja Ruby on siis uus ja siis nad on siin nüüd aastate viisi neid teda välja õpetanud nii-öelda. Vaadake seda väikest nunnu-palli. Kes see on siin? Kes see on siin nii nunnu? Kes see on nii nunnu? Mis sa? Joo. Vaadake, see on Wilfred. See on Wilfred tipu. Vaata nüüd. Tahtsin teda kaugemalt filmida, aga kõndis mu käele järgi. Ja siis seal on Brook. Parajasti kallistusi ja armastust saamas Siimu käest. Ja Ruby pani juba kuskile jooksu. Nii et peame vaatama, kus ta läks. Siim pidi eile siin külvikut puhastama ja pesema ja siis ütles, et ta oli ju peaaegu ära unustanud, kui suur see masin tegelikult on. Siim seisab seal. Ja ta on jah kokku volditud praegu, eks ju. Ilmselgelt seda on näha, et ta on kokku volditud. Nii et jah. Ulmemasin ja mina ei saa aru, kuidas nad nendega manööverduvad ja tagurdavad ja vaja nagu kõike teevad siin. Kutsudega jalutamas käimine on ka selline, et see, issand ma kaotsin naaned, Ruby on seal on ju ja see vend hüppab lihtsalt üle aedade täiega. Oota, Ruby, come here, come here. Vaadake nüüd. No, tuleb pä. Come here, Ruby. Come on. Come here, girl. Come on. Audi! Ja siis pane vajame edasi, on ju. See vend seal.
see on ju vanamees, noh, ta ei saa ju sealt aiast üle hüpata. Ja siis ta ongi nagu, et no kurat, pidin ma sinna nii kaugele nagu minema, et ma olen tagasi kõndima nüüd, onju. Nagu lasteaed. Ja niimoodi me siin siis jalutame. Praegu on päris mõnus jalutada, sest et lõpuks on põllud ka rohelisemaks muutunud. Muru on roheline. Ikka nagu kõvasti rohelisem ikkagi kui see aeg, kui meie siia tulime, aga noh, siis kui me tulime, siis tõime vihmaga kaasa endaga. Nii et jah, neil oli väga hea meel, et me tagasi tulime. Praegu on päris mõnus, jah. Ikka nagu siuke kevad. Jah, nagu kevad. Jah, kuigi tegelikult on sügis, aga... Noh, temperatuuride poolest ütleks, et pigem sügis, jah. No, jah. Mitte nagu tegelikult ongi, või noh, talv on tegelikult juba ju, sest et juuni on. Aga noh, siin hakkab sügisel kõik õitsema, noh. Ja kevadel ka tegelikult nagu. No, jah, kevadel ka tegelikult, jah. Kes siin vastu aeda pani? Ma ei tea. Siin on... Mina ei külvanud siin. Siin on aed katki. Aga see ei ole külvikul ka. Külvik on viisavalt kaugel. Ma ei tea, ma vaatasin ka jah, et külviks ei saanud olla, et... Aga samas võib-olla ta voltis kokku siin, et mingi ots läks vastu siia äkki. No ei tea. Väga huvitav. Sest see on ju alles pandud kevadel. Nojah, selle aia siin, selle osa aitasime meie panna. Siis ta ei olnud selline. Siis ta ei olnud selline. Tea. Keegi sõitis aiale otsa. Kõik on katki. Ja ma ei usu, et see mingi... mis nende nimi on nüüd? Känguru. Ma ei usu, et känguruga nii hullult hüppas. Känguru on näri seda praati läbi ja... No ta ei näri läbi ka jah, et ta nii hullusti ei hüppa ka, et ta puru hüppab. Ikka kellegi otsa sõidetud midagi. Ma ei tea millega. Külviku jälge ei olnud seal nagu. Nii huvitav, vaata siin on ka nagu... Siin on nagu olematu kasv, aga seal on nagu täitsa kasv juba. Jah, sellepärast, et varem jooksis see põllupiir sealt. Ja too on juba ju haritud maa. See siin on uus maa. Kuhu külvatada. Tõsi. Selle peale pole mõelnud. Saad jooks enda sealt otse ju sinna. Ja. Ot sulle värki-särki. Siin põllu peal on lambad, neid ei ole näha praegu. Siin on isased. Kõik papad on siia kokku aetud. Ja kõik mammad koos tittedega on kaugemal, teisel pool teed. Kaugemal põldude peal. Come here! Kui aussi aktsenti juurde, et siis saab aru, et teda kutsutakse. Come here! Jalutuskäik tehtud ja tibukesed lähevad tagasi oma pessa. Kõige noorem läks sisse ja vanemad on nagu mingi tule ise, kui tahad. Come on, Pugi. Come on. Good boy. Good boy. Ja siis on vaja natuke nunjutamist saada, enne kui puuri pannakse. Pruuk on nagu minge tee kah oma jutuga, mine tule kuskile. Tegelikult on see, et nad saavad üks kord päevas süüa. Ja perenaine andis juba söögi ära. Vilf läks kohe tagasi oma pessa. Ja nüüd tuleb Pruuk ka. Ja küll, kui süüa annate, siis ma tulen. Köti puukene küll. No ikka nunnukas. Pane talle ka siis sama palju. Tegelikult nad on harjunud siin, tahtsin öelda kuut selle kohta, no see tegelikult ei ole kuut, aga puuris olema. Pruuk näeb natuke nukker välja küll, aga... Pere kodus on, siis nad on ikka lahti, aga... Jah, kui pere kodus on, siis nad on ikka lahti, jah, aga... Ma ei teagi, homme, ma arvan, kui nad välja laseme hommikul, siis võime Pruuki ja Vilfredi lahti, et... Ja.
Pruukil on jah see teema. kui sa pidamatus. No ta on vana tädi juba. Tal see põis ei pea enam hästi. Ma arvan, sellepärast ta istus ka seal samas koha peal. Kõndisime mööda lihtsalt, seal oli loik oli selle terrassi peal. Ilmselt ta sellepärast ei liikunudki, et Ainaga, et sorry, ma ei saa tulla praegu, mul pust tuleb. See on nagu hull mõelda, sest tegelikult ega inimestel ja ka naistel niimoodi peale sünnitust väga paljudel on ju see, et põiepidamatus või lihtsalt nagu ei toimi need lihased nii hästi, on ju. Nii et loomadel on samamoodi. Aga lähme ütleme opuisele ka tere vä? Tuleme siis teeme porgandit talle ka. Jah, võtame lõikame porksi talle. Näksib heina. Ja, eile oli kõik märek, sest et vihm oli sadanud üle eile ja siis Siim pesi eile külvikut siin. Ja siis siin tagurdas ja manööverdas ja ilus muru, kõik on nüüd pekkis. Mis sul enda kaitseks öelda on? No, mitte midagi. Sest et märg oli, mis sa teed? Hi, Bluey! Hi, Bluey! Hi, Bluey! Come here. Want some carrot? Do you want some? Hi, Bluey! Come here, boy. Temaga võib hästi kannatlik olema, sest et nüüd tuleb üsna kiiresti. Vahest on nii, et tükk aega seisad ja ootad, kuni tuleb sinu juurde. Hey, boy! Hi! Hey, boy. Jam, jam. Jam, jam. Vahepeal on käinud niisama teda teretamas ja talle seltsiks olemast, et ta on üksinda siin nagu selle saadikus, kus ta on. Ja siis vahest tahab lihtsalt nii väga näppe lakkuda ja kätt lakkuda, lihtsalt võtab ja hakkab lakkuma. Ja ma ei ole kunagi tundnud, kuidas hobune lakub. Ja ta keel on nii pehme, nagu siidi pehme põhimõtteliselt. Täiega pehme. Kuidas sa oled ülbe? Ta on hobune, kes tahab majustust saada. No, ma annan sulle, kui sa ilusti küsid. Kuidas sa ei saa öelda, et nagu, et hobune ei oska küsida su käest. Teed. Oh, sa oled ülbe. Bluey. Ma annan selle eest porgandit sulle. Sa ülbe oled. No Bluey on jah väikse iseloomuga. Ta võib nügida sind ja panebki nagu peaga hakkab suruma sind, kui sa talle ei anna seda, mida sa tahad. Ma olen paar korda käinud kaasas perenaisega, kui perenaine temaga käib jalutamas siin ümberringi. Anna mulle ka. Siis vahepeal lihtsalt kõnnib ja keset kõndimist, siis hakkab peaga nügima. Aga siis tuleb talle selgeks teha, et nii ei teha ja mitte nagu vägivaldselt ja mitte kurjalt, aga lihtsalt nagu märku anda, et no, et sina ei ole siin boss, et ikkagi see, kes juhib, on boss. On nii või? Mis sa? Nagu suur koer. Üks väga ilus suur koer. Kas tal on karv pikemaks kasvanud talveks? Ikka jaa ju. Tal suvel oli täitsa sile kõik. Sile ja läikis ja praegu on jäsuke pehme karv. Suvel eriti, kui hästi palju putukaid veel ringi lendas, siis ei hammusta. Mis? Ei. Siis ma käisin sügamas teda tihtipeale. Siit rinna juures tal tihtipeale täiega sügeles ja siis ta vahepeal keeras oma tagumikku mulle ja siis hõõrus vastu seda aeda ja näitas, kus tal tagumiku peal sügeles. See oli päris tore. Niimoodi me temaga sõbraks saimegi. No, siin sügeleb, siit sügeleb. Sügeleb vist Õige koht. Stad good, yes. Stad good, joo. Ja siis perenaine ütles, et hobused nagu, kui nad teineteist ise sügavad, siis nad tihtipeale sügavad ka niimoodi, et nagu mitte ei hammusta, aga nagu lutsuvad teineteist ja mina ei tea, kuidas seda öelda ja siis vahepeal panin käe talle siia suu juurde ja siis ta hakkas seda ka nagu lutsutama või lakkuma. Terve kael sügeleb või? Mis?
mis, kui sa oled nii kaugele, ma ei saagi sügada sind.